Tere tulemast vaatama MEPS-i tutvustust, milles räägin uuest hangete vaatest ja koos sellega MEPS-i muutunud kujundusest. Alates novembrist on MEPS-i uueks avaleheks hangete vaade, mis on kombinatsioon varasemast avalehest ja hangete vaatest. Selline MEPS-i vaade oli juba varem kasutusel, nime all jälgimine. Kõigepealt vaatame uuel hangete vaatel olevat otsingu funktsiooni. See on endiselt sama koha peal ja alati kättesaadav. Lisandunud on mõned uued funktsionaalsused ja uued loogikad. Varem pidi hangete vaatel otsimiseks valima kriteeriumi, mille järgi otsida. Näiteks aadress, kindlustusvõtja, kahjunumber või hanke nimi. Otsingu käivitamiseks pidi vajutama otsi nuppu. Nüüd piisab kirjutamisega alustamisest ja otsitakse kõikide kriteeriumite järgi. Näiteks soovin otsida aadressi järgi, alustan kirjutamisega ja otsitakse välja kõik hanked, kus selline aadress eksisteerib. Või soovin otsida kahjujuhtumi numbri järgi, alustan kirjutamisega ja otsitakse välja konkreetne hange, kus selline kahjujuhtumi number eksisteerib. Otsing on intuitiivsem ja märgatavalt kiirem. Otsingu sulgemiseks piisab lähtesta nupu vajutamisest või otsinguakna ristiga tühjendamisest ja kuvatakse kõik hanked nagu varem. Väga oluline on otsingu loogika muutus. Varem töötas otsing koos filtreerimisega. See tähendab, kui oli rakendatud filter, siis otsiti ainult filtreeritud hangete hulgast. Nüüd otsitakse kõikide pooleli olevate hangete hulgast. Näiteks, kui on rakendatud filter ja leitud ainult üks hange, siis otsingu aknasse kirjutamisel leitavate hangete nimekiri pikeneb ja visuaalselt on näha, et paremalt poolt kaob filtreerimise võimalus. Kokkuvõtvalt. Otsing teostatakse alati kõikide pooleli olevate hangete hulgast. Otsinguaken on alati nähtaval, võrreldes varasemaga intuitiivsem ja kiirem. Uuel hangete vaatel on suur erinevus, millises järjekorras hankeid kuvatakse. Varem reastati hanked nende loomise või saabumise järjekorras. See tähendab, kõige uuem oli alati kõige ees. Nüüd on hangete nimekiri dünaamiline ja lähtub ülesandest, mida peate hankest tegema. Seega vaate laadimisel reastatakse hanked nii, et kõige ees on hanked, milles olevad ülesanded tuleb esmajärjekorras teostada. Näiteks on kõige ees hange, kus eelkalkulatsiooni otsus tuli juba tükk aega tagasi teha. Sorteerimise abil on võimalik muuta prioriteete. Kas kõige ette tõstetakse ainult meie ettevõttega seotud ülesanded või seatakse prioriteet kõikide hanke osapoolte ülesannete põhjal. Samuti on sorteerimisel olemas valik viimati laekunud, mis võimaldab kuvada hankeid nende laekumise või loomise järjekorras. See on võimalus kuvada hankeid täpselt sellises järjekorras, nagu varem hangete vaatel. Kokkuvõtvalt. Hangete nimekiri on nüüd dünaamiline ja lähtub ülesandest, mida tuleb esmajärjekorras teostada. Nüüd vaatame, kuidas hangete nimekirja filtreerida. Filtreerimine võimaldab keskenduda mulle kõige olulisematele hangetele. See tähendab hangetele, millele pean esmajärjekorras tähelepanu pöörama. Siingi on suur erinevus võrreldes varasemaga. Kui varem oli hankeid võimalik filtreerida kahju asjaolude või toimingu oleku järgi,
siis nüüd on filtrid suunatud hanke ülesannetele. Vaikeväärtusena filtreeritakse kõik hanked, kus mina olen kontaktisikuks ja milles sisalduvate ülesannete täitmise tähtaeg ei ole vanem kui 40 päeva. Kui eemaldan filtrist kuupäeva, siis kuvatakse kõik minu hanked ja kui eemaldan kõik kontaktisikud, siis kuvatakse kõik meie ettevõtte hanked. Vajutades nuppu tühjenda, taastatakse filtreerimise vaikeväärtus. Kuupäeva all on loetletud hankeetappidega seotud ülesanded, mille põhjal saan hankeid filtreerida. Varem kuvati hangetega seotud ülesanded MEPS-i avalehel. Nüüd on hangete vaatele lisatud ülesannete filtreerimise võimalus. Saan koostada filtri, et näha ainult mulle olulisi ülesandeid. Mitte kõik ülesanded ei pruugi olla minuga seotud või mulle olulised. Soovitan kõigil võtta aega nende filtritega tutvumiseks. Filtreerimine muudab hangetega töötamise märgatavalt lihtsamaks ja võimaldab keskenduda ainult kõige olulisematele hangetele. Näiteks, töötades kindlustusseltsis kahjukäsitlejana, olen koostanud endale filtri kutsed ja otsused, kus saan jälgida hankeid, kus partner ei ole kutsele reageerinud või tegeleda hangetega, kus partner on kutse tagasi lükanud. Samuti kuvatakse mulle kõik hanked, kus pean ülevaatuse läbi vaatama ja tegema hüvitatavuse otsuse või tegelema kalkulatsiooni läbivaatamise ja kinnitamisega. Teise kahjukäsitleja näitena olen loonud filtri ootan vastust, kus olen välja filtreerinud kõik ülesanded, kus ootan partneripoolset ülesande täitmist. See annab mulle võimaluse kiiresti leida ja reageerida nendele hangetele, kus kahjujuhtumi lahendamine seisab partneri taga. Filtri loomiseks ja salvestamiseks tuleb valida ülesanded, mille põhjal hankeid filtreerida. Näiteks soovin koostada filtri, et jälgida ülevaatusega seotud ülesannete täitmist. Kõigepealt tühjendan valikud, valin ülevaatusega seotud ülesanded, vajutan nuppu salvesta, annan salvestatavale filtrile nime ja salvestan filtri. Nüüd on filter leitav kiiresti salvestatud filtrite nimekirjast ja lihtsasti kasutatav. Kui mõni filter osutub ebavajalikuks või üleliigseks, siis on seda lihtne kustutada. Kui soovin mõnda filtrit muuta, näiteks valides filtri ootan vastust, soovin lisada siia veel lammutamise, siis kõige lihtsam on see uuesti salvestada, andes filtrile täpselt samasuguse nime. Ootan vastust. Salvestades antakse mulle märku, et kas ma soovin olemasoleva filtri üle kirjutada, vajutan nuppu asenda ja uus filter on salvestatud. Olles ehitajana sisse logitud, kuvatakse mulle ülesandeid natukene teistmoodi ja pean tähelepanu pöörama muudele hangetele. Suur erinevus on seotud projektiplaani ja töökäskudega, mis kuuluvad ehitaja ülesannete hulka. Siin olen endale koostanud filtri töökäsud, kus saan jälgida
töökäskudega seotud ülesandeid. Saan mugavalt jälgida tööetappe, mis on tulemas või mille täitmine hilineb. Enne filtreerimise juurest lahkumist vaatame veel üle filtreerimise võimalused, mis hangete juures olid ka varem kasutusel. Filtritesse saan lisada kontaktisikuid ja ülevaatajaid, hankel olevaid silte ja hanke osapooli. Viimasega seoses näide, kus olen loonud endale hanke osapoolega seotud filtri, et jälgida just neid hankeid, mis on konkreetselt ühe hanke osapoolega seotud, sõltumata ülesannetest, mis hankes tuleb teha. Juba pikemat aega on hankel ja hankekaardil kuvatud protsessi etappidele tuginevat ajaskaalat, mis värvide ja piktogrammidega aitab paremini mõista ja kiiremini aru saada, kui kaugele hanke lahendamisega on jõutud. Üldiselt tähendab roheline, et selle protsessi etapiga on kõik tehtud ja punane viitab sellele, et mingi ülesanne on vajalik kohe teha. Hall tähendab seda, et sellesse protsessi etappi ei ole midagi planeeritud. Väga olulised tegemist vajavad ülesanded tuuakse hankekaardil veel eraldi välja. Hiirega konkreetsele etapile liikudes kuvatakse selle etapi nimi või pooleli olev ülesanne koos tähtajaga. Klikkides hankekaardil konkreetsel etapil avaneb hange just selles protsessi etapi vaates. See võimaldab kiiresti ja mugavalt jõuda õige kohani, et asuda ülesannet täitma. Veel on kaartidele lisatud ikoonid, mis näitavad hanke muid lõpetatud toiminguid, nagu avakoosolek läbi viidud, kuluhüvitis kliendi poolt kinnitatud, tööobjektil lõpetatud või lõpukoosolek läbi viidud. Siiani oleme vaadanud uuel hangete vaatel olevaid pooleli olevaid hankeid. Nüüd räägime teistest vasakmenüüs olevatest vaadetest. Esmalt vaade kutsed, kus kuvatakse kõik vastamata hankekutsed. Varem kuvati neid MEPS-i avalehel. Järgmiseks vaade järjehoidjad. Neidki kuvati varem MEPS-i avalehel. Oluline on tähele panna, et vanu järjehoidjaid uuele hangete vaatele üle ei tooda. Kui on mõned olulised järjehoidjad, siis nende sisu tuleb kopeerida ja hangetele uuesti lisada. Järgmiseks vaade praegune olek. See on rohkem ette nähtud grupijuhtidele, et saada kiire ülevaade kõikidest hangetest ja nende edenemist jälgida. Vaade oli ka varem kasutusel ja selles muutusi ei ole toimunud. Järgmiseks ülevaatused, mille loogika ja funktsionaalsus võrreldes varasemaga ei ole muutunud. Edasi tuleb vaade arhiveeritud, kus kuvatakse kõik lõpetatud hanked. Kui ei leia hanget pooleli olevate hangete hulgast, siis tasub siit otsima tulla. Viimaks vaade sätted, kust leiab osa teavituste sätetest, mis on täienduseks minu konto all olevatele teavitustele. Samuti on kasutajatele jäetud võimalus minna tagasi vanadele vaadetele. Kui uuest vaatest vajalikku hanget ei leia või on keeruline koheselt kiiresti töörutiine muuta. Tuleb silmas pidada, et need vanad vaated on ainult piiratud aja kasutusel. Soovin kõikidele edukat MEPS-i kasutamist. Kui tekib küsimusi, võtke julgelt meiega ühendust. Kui uute vaadete kasutamisel tekib probleeme
või ettepanekuid, siis kõik teie tagasiside on teretulnud.